Ma ärkan hommikul ja mul on äratuskell ja äratuskellaks on Hillsongi lugu Awesome God. Juba ma julgeks öelda umbes 7 aastat. Ja need sõnad on Our God is an awesome God, siis meil Jumal on vägev Jumal. Ja ma ärkan hommikul sageli üles, ma tõusen püsti ja ma ärkan sõnadega öeldes, et minu issand on minu Jumal. Ja see on just nagu öeldes, et isa, mis me täna tegema hakkame. Ja siis ma tõusen püsti, ma võtan oma hommikumantli, ma lähen kööki, ma panen pudru keema, ma panen vee keema, jahvatan kohvi. Ma panen kohvi presskannu tõmbama, ma lähen käin pesus, pesen hambad. Ja siis, kui ma lähen tagasi kööki, siis puder on valmis ja kohv on valmis. Ma istun sinna köögilaua taha ja võtan piibli, võtan selle päevasõna, mis mul on vaimulikud loosungid. Ja seal on igaks päevaks on 2 kirjakohta, 1 vaimulik mõte ja ma loen neid ja mõtisklen ja siis ma võtan piibli. Ja samal ajal, kui ma söön, ma loen piiblit veel ja alati mul on Vanast testamendist 1 raamat ja Uuest testamendist 1 raamat. Ma praegu näiteks loen psalme, iga päev siis loen 1 psalmi ja 1 peatükiga Uuest testamendist 1 evangeeliumi peatüki. Ja siis ma mõtisklen, olen palves ja kogu see hommikune protsess kestab mul 1,5 tundi. Ja isegi kui mul on kiire, ma olen sisse maganud võib-olla, siis ma ei lähe kodust ära enne, kui ma olen saanud selle vaimulike loosungite päevasõna lugeda, sest mul on nii vajalik see, et ma lähen päevale vastu ja mul on see kas või see 1 kirjakoht, millega ma saan päevale minna ja ma tean, et Jumal võib sosistada selle kaudu seal päeva keskel midagi ja võib kasutada seda, et öelda midagi mulle. Sest ma ei taha elada niimoodi, et Jumal on hommikus, Jumal on õhtus, aga päeva keskel elada nii, nagu Jumalat ei oleks. Viimastel aastatel, kui ma elasin Venemaal, siis mul ei olnud kunagi mentoreid, mul ei olnud eeskujusid selles mõttes, kes oleks mind juhatanud. Aga ma hakkasin kuulama Billy Grahami vanu ütlusi. Ja kuidagi huvitavalt, just nimelt postuumselt sai tema minul nagu vaimulikuks isaks, natuke andes nõu väga erinevatel valdkondadel. Ja see oli kuidagi mingi baas, mida ma vajasin, sest just mul on kuidagi, kui ma elan välismaal, ma olen kuskil ära, siis ma just tunnen, et ma vajan Jumalat palju rohkem. Ja need ongi minu igapäeva sellised rutiinid, mis hoiavad mind minu Jumalaga suhet tugevana. Ja just see hommikurutiin ja see on see baas, mida on vaja minu jaoks. Jagan teiega paari praktilist viisi, mida pean enda elus väga oluliseks selleks, et püsida ja ka pidevalt kasvada usus. Hebralaste 11.1 ütleb, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Aga ma olen aru saanud, et selleks, et kedagi kindlalt usaldada, on vaja teda lähedaselt ja isiklikult tunda. Seetõttu ma pean esmalt oluliseks, et mul oleks oma elus regulaarne ja isiklik suhe Jumalaga nii palve kui ka piibli lugemise läbi. Aga ma olen ka avastanud, et 1 viis, kuidas enda usku kasvatada või vastupidi ka tegelikult tühiseks teha, on enda sõnade läbi. Ma mäletan perioodi enda elus, kus ma justkui mõistusega uskusin erinevaid tõotusi, mis kehtivad Jumala laste kohta. Aga mis puudutas minu enda vaimulikku elu, siis tegelikult väga sageli ma rääkisin erinevates vestlustes, et minu elus need ei toimi ega avaldu. Seega ma sain ühel hetkel aru, et ma räägin ja sisendan enda ellu valet, sest minu sõnad lähevad Jumala sõnaga vastuollu. Piiblis on väga selgelt toodud välja, kui suur tähtsus ja meelevald on meie endi sõnadel ning kuidas me lõikame seda, mida me ise oma sõnade läbi enda ellu oleme tegelikult külvanud. Seega ma otsustasin, et ma hakkan enda ellu rääkima Jumala tahet ja Jumala tõotusi ja isegi seda nendel hetkedel, kui ma tegelikult veel ei näe ega koge neid tegelikult realiseerumas. Sest ma usun seda, mis on piiblis kirjas, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid saadab korda selle, milleks ta on läkitatud. Selleks, et teada, mis on Jumala tahe ja tõotus minu elu jaoks, on kahtlemata vaja tunda piiblit ning see on mind innustanud ka piiblit selle nurga alt põhjalikumalt uurima ja lugema. Aga lisaks eelmainitule on minu elus väga inspireerivalt mõjunud ka erinevate kristlike raamatute lugemine, mis on täis tunnistusi sellest, millised imeteod, tervenemised ja Jumala ligiolu kogemised on tänapäeval ka võimalikud usu läbi Jeesuse Kristusesse. Nende lugude kuulmine on tekitanud minust tohutu igatsuse kogeda sarnast Jumala ligiolu ja väeilminguid ka enda elus. Ja see on innustanud mind kogu südamest Jumalat otsima ja toitvama usku, et see võiks kasvada. Mõne päeva eest helistas mulle Delfi müüginaine ja teatas, et tema pakub mulle väga rikkalikku lugemist. Nimelt 35 erinevat veebi on ainult kliki kaugusel.
ja muidugi pangaülekande kaugusel. Ma mõtlesin talle vastates selle peale, kui palju rikkalikumat lugemist ma ise tean ja mis on tasuta. Nimelt 66 erinevat raamatut, mis on kõik ühendatud peaaegu et müstilisel moel, kuigi nad on kirjutatud aastatuhandete jooksul. Ja selleks rikkalikuks raamatuks on piibel ja mina sain oma esimese piibli, kui ma olin 1-aastane, laste piibli ja oma 7. eluaastaks ma väga kauplesin oma ema, et ma saaksin juba päris täiskasvanute piibli. Ometi minu enda teadlik täiskasvanulik suhe piibliga algas 12. klassis, kui ma olin haiguse tõttu koolist palju eemal ja siis võiks öelda, et igavusest võtsin lõpuks piibli kätte ja lugesin Uue Testamendi läbi. Ja sellest saati on mind võlunud see, kuidas on võimalik lugemise kaudu õppida tundma Jumalat ja kuidas Jumala vaim saab seda õigetes olukordades esile tuua. Piibel on tõesti imeline raamat ja ma tean, et see on miski, mille üle saab mõtiskleda elu lõpuni ja ükskõik kui tark või rumal keegi on, seal on alati midagi sinu jaoks. Üks asi, mida ma võib-olla ei ole suutnud ära lahendada, on see, et kui piibli lugemine on väga oluline, siis sellega paratamatult kaasneb selline süütunne, et ma ei loe seda piisavalt. Aga ma arvan, et on üks hea meetod, kuidas seda süütunnet ohjeldada ja see on lugeda piiblit kogukonnaga koos. Koguduses siis kas noortega või mõne sõbraga, kahekesi kas või. Ja 3 head küsimust, ma ei ole ise neid mõelnud, need on vanad head küsimused, paljud kindlasti noortetöös õpivad neid. Ma lihtsalt kordaks need üle. Et pärast piibli lugemist küsi, mida ma õppisin siit inimese kohta, mida ma õppisin siin Jumala kohta ja mida ma saan oma ellu rakendada. Ja ära muretse, piibli tõlgendamine ei pea olema sinu üksik indiviidi ülesanne, vaid sul on kogudus ümber, sul on pastor, kelle käest saab küsida ja kes on õppinud piiblit tõlgendama. Nii et kasuta julgelt neid võimalusi ja ole innukas õppima Jumalat ka piibli kaudu tundma. Einikese tavaline päev on töiselt üsna sarnane igale teisele inimesele. Kui ta leiab aega peale tööd, siis käib ta trennis ja jalgrattaga sõitmas. Vaatab Netflixis sarju ja muidugi veedab aega enda perekonna ja sõpradega. Einike on päris tema ise, kui ta saab teistele abiks olla. Einikese aastatepikkuse Facebooki kasutamise tõttu on raske leida midagi tema kohta, mida vähesed teavad, aga kõige lahedam fakt Einikese kohta on vaieldamatult see, et on teinud lennukist langevarju hüpet. Kristiina Elisabeth tegutseb igapäevaselt andmete analüüsiga ning pettuste välja selgitamisega ühes rahvusvahelises firmas. Ajal, mis üle jääb, armastab ta väga ülistada ja musitseerida, rõõmustades kuulajaid oma viiulimängu ja lauluga. Kristiina on kõige rohkem tema ise, kui ta saab midagi uut proovida, uutele väljakutsetele vastu astuda, olgu selleks uue ameti selgeks õppimine, kiikingu proovimine või pulmabändi kokkupanemine sõprade jaoks. Tema naer on nii nakkav ja ta on imeline teistele kaasa elaja. Et te teaks, Kristiinale meeldivad autod päris palju. Oliver on hetkel täiskohaga kodune isa, kes teeb poole kohaga ka oma täistööd. Talle meeldib vaadata oma lemmiksarju ja jalgpalli. Võimalusel tegeleb ka loometegevusega. Oliverile meeldivad ideed, alates idee loomisest ja arendamisest kuni teostuseni. Nendel hetkedel on ta täiesti asjas sees. See on tõeline sära ja entusiasm, mis temas välja lööb. Mis iganes käsitöö, loometöö või kokkamine, kui ta sellele pühendub, siis 100% või enam veel. Oliverile ei meeldi asju poolikult ja üle jala teha. Ja muide, Oliverile meeldib hambaid pesta. Kristin töötab igapäevaselt fookuskoguduses, joob head kohvi ja hoolitseb oma 2 kutsika eest. Kristin on päris tema ise näiteks sporti tehes, kas ratsutamas, crossfiti trennis või mis iganes võistlusel. Aga ka siis, kui ta on vabatahtlikuna abis piirkondlikus päästekeskuses. Kristin on elanud 3,5 aastat Aafrikas ja räägib muuhulgas ka portugali keelt.
tere ja tere tulemast sellele teisele diskussioonile, kus me räägime sellest, kuidas usk võib kasvada elu keeltkäikudes. Ja ma pean ausalt tunnistama, et ma niiviisi teadlikult kohtusin Kristiina Elisabethi, Oliveri ja eriti Kristiniga tegelikult täna esimest korda. Ma pidin hoolega küsima nende käest, kas nad on need, keda ma otsin. Nii et mul on hea meel, et see on hea võimalus teid ka paremini tundma õppida. Neil on igaühel oma lugu ja me alustame täna sellest, et ma küsin neilt kordamööda natuke pikemalt seda lugu, mida nende elus on tähendanud läbi keeltkäikude usus kasvada. Ja me leppisime Kristiina Elisabethiga kokku, et me kutsume teda Elisabethiks, siis ei lähe Kristiniga segamini, kuna tal on 2 nime ja 2 nimega on alati see tore asi, et saad valida, kumba kutsud. Nii et Elisabeth, hakkame sinuga peale, räägi, kuidas sa Jumala leidsid ja kuidas siis asi keeruliseks läks ja kuidas see jälle lihtsaks läks? Ma ei teagi, kas see kunagi päriselt lihtsaks läkski. Aga ma olen 28-aastane. Ma olen kasvanud üles kristlike väärtustega kodus, et mu vanavanemad olid tõsised kristlased, aga täna olen mina nagu aktiivne ainukene siis oma pereliige, kes on siis koguduses ja kirikus. Ja minu jaoks ei olnud kooliaeg lihtne, et ühesõnaga ma juba skipin nagu sinna, et juba sellel algusperioodil, mu tädi oli kristlane, tema viis mind nagu kogudusse, ühte kirikusse, aga seal ma ei leidnud enda vanuseid ja kuidagi see jäi nagu pooleli, nagu üsna väikses lapsepõlves. Ja siis see kogu ülejäänud keskkooli aeg, et ei olnud lihtne, et ma pigem olin siuke nagu natuke rohkem kiusatud laps ja suhteliselt üksinda. Aga siiski nagu kusagil seal teismeeas, umbes kui ma 15 olin, ma elasin Saue linnas ja seal oli hästi palju noori, kes käisid Oleviste koguduses ja ma leidsin enda jaoks Oleviste koguduse. Ja ma olen seal siis täna siiamaani liige Olevistes ja see oli väga huvitav aeg. See oli tõsiselt see hetk, kus ma tõeliselt õppisin nagu Jumalat tundma esimest korda, et ma nagu teadsin, et Jumal eksisteerib, on ju enne seda, aga siis ma sain tõesti nagu päästetud 15-aastasena, paar aastat hiljem sain ka ristitud ja siis kuidagi keskkooli lõpupoole, kuna perekondlikult ja isiklikult läksid asjad väga keeruliseks ja ka need suhted, mis koguduses olid nende inimestega kuidagi võib-olla ei klappinud enam, sest et kuna ma mängin viiulit, siis minu vaba aeg nägi hoopis teistsugune välja kui paljudel teistel. Ja kui keskkooli lõpp jõudis kätte, siis mul oli niimoodi, et mul on ainuke võimalus on Eestist ära põgeneda, et ma pean siit ära saama, ma ei suuda siin enam olla. Ja siis oligi niimoodi, et ma kandideerisin USA ülikooli, ma sain sinna bakalaureuse õpingutesse viiulit erialale. Ja siis oli niimoodi, et keskkooli lõpuaktusel ma lihtsalt ütlesin, et tšau, pakaa, ma lähen ära Eestist nüüd, tšau. Ja mul oli siuke nagu väga suur justkui võidutunne, et nüüd ma tegin ära ja et nüüd ei saa keegi mulle öelda, et ma kehvem olen. Aga see võidutunne oli üürike, sest et reaalsus oli natuke midagi muud, et ma läksingi siis ära ja minu usk siis nagu lahtus veel enam ja minu ellu tulid valed inimesed, suhtlused, teod, lihtsalt kõik läks nii alla mäge ja mu tervis vedas alt ja seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt ja Ameerikas on bakalaureusõpe 4 aastat, ma olin 4 aastat ära ja siis oli niimoodi, et ma suutsin selle kooli siiski edukalt lõpetada, hoolimata kõikidest nendest meeletutest probleemidest, et Jumal oli tegelikult alati kaasas, nagu see vaikne hääl oli alati seal, ja mind toetamas, lihtsalt ma üritasin seda ignoreerida, sellepärast, et siis oleks välja tulnud, et kuidas ma kõike valesti teen ja et ma pean oma teed nagu muutma. Ja siis, kui ma lõpetasin, siis ma sain aru, et okei, üliedukalt sai see tehtud, aga ma olen ka väga kõrgesti funktsioneeriv katkine inimene. Ja siis ma tulin Eestist tagasi, ma ei läinud Olevistesse kohe ka tagasi, sellepärast, et kõik mu sõbrad olid siis ammu juba ära läinud sealt teistesse kogudustesse laiali ja ma tundsin ennast üksinda ja ma ei tahtnudki sinna nagu minna ja ühtlasi ma teadsin, et ma lähen sinna tagasi häbitundega.
ja mul läks 2 aastat aega, et no ma sinna vahepeal tilkusin siis nagu. Ja ühe korra oli niimoodi, et Kerli, tänane Elbrecht, oli ühe korra siis seal, kui ma olin Olevistes ja ta nägi mind ja siis ta tuli lihtsalt mu juurde, et küsis, et kuidas sul läheb? Ja siis ma ütlesin, et tahad päriselt teada või? Reaalselt küsisingi nii. Ja siis ma ütlesin, et tead, mul ei ole sulle raske öelda, et mul tegelikult läheb väga halvasti, väga raskelt või midagi sellist. Ja siis ütlesin, et tule kodugruppi. Ja ma hakkasin kodugrupis käima ja see on nagu see hetk, kus see sügav org nagu pöördus selleks, et me läheme nagu nüüd edasi ülespoole. Ja siin ma täna olen ja ma võin öelda, et kui Kerli ei oleks tulnud küsima seda küsimust, siis ma täna ei pruugiks siin lava peal teiega rääkida. Aitäh. Oliver, ma saan aru, et sina oled ka Oleviste taustaga poiss, on nii? Tausta mõttes praegu käin Olevistes, aga käisin ka ennem ühes väiksemas koguduses ka. Aga räägin siis oma lugu, jaa. Mina esimest korda tegin oma päästepalve, kui ma olin 6-aastane. Ma arvan, et see oli liiga vara. Ma ei olnud veel valmis. Ma olin selles vanuses, kus kõik oli minu jaoks lõbus. Ma tegin palju, toimetasin palju ja siis see lihtsalt tundus lahe asi, mida teha. Lapseliku usuga ma tegin selle. Aastad edasi, kui piiblis on kirjas, et on kadunud poja lugu, läks ära, tuli tagasi, siis mul on natuke selline tunne, et ma ei ole kunagi täitsa ära läinud, aga ma olen suhteliselt enamus ajast olnud kõrvaltoas. Et kui Jumal on ühes toas, siis mina olen teises toas, ma kuidagi natukene mõistan teda, vahepeal tulen, söön võib-olla õhtust koos temaga, siis lähen teise tuppa tagasi ja ignoreerin teda, kõiki teisi ja kapseldun. Et võib-olla natuke sellist perioodi olnud. Kuna me räägime usu keerdkäikudest ja raskustest, siis ma arvan, et kus ma praegu olen, on ka minu jaoks väga keeruline, aga üks asi, mida ma tahan kindlasti noortele on öelda, on see, et mõelge sellele, et kas te, kui te Jumala peale mõtlete ja sellest, kas te usute temasse või üldse niisuguseid mõtteid, kahtlused tekivad, siis mõelge, kas te võib-olla ei ole teistes inimestes pettunud, teistes kristlastes pettunud, iseendas pettunud, sest kui mina olen seda väga palju seedinud, siis ma olen aru saanud, et minu usk Jumalasse tegelikult ei kõigu nii palju, vaid kõigub kõik see muu enda ümber, enda enesekindlus ja kõik sellised asjad. Et ma arvan, et kui tuleb küsimusi, siis ma oskan pikemalt ka rääkida, aga praegu jätan niimoodi juttu äkki. Ma arvan, et see sobib väga hästi juhatama sisse, Kristin, sinu lugu, mis on natuke teistpidi, eks ole, et sul oli tükk aega kahtlusi enne, kui sa Jumalani üldse jõudsid. Jah, et mina olin see inimene, kes kauem kui teist enamuspublikust on elus olnud, oli siis see pilt seal sõnaraamatus, kes oleks see, kes üldse ei usu Jumalat, see oli minu pilt. Et ma olin nii kaugel eemal, et ma isegi narrisin neid inimesi, kes uskusid. Sest mina kasvasin üles selles generatsioonis, kus kõiki, kes uskusid Jumalat, et neid peeti natuke nagu veidrateks ja et nad ise ei suuda mõelda ja siis nad on natuke abitud. Nii et mina jõudsin Jumala juurde siis, kui ma olin juba 3 aastakümmend ära elanud ja ma ei ütle, kui vana ma praegu olen, see ei ole oluline. Võite arvata. Aga nagu see teema on huvitav, sest et julgustuseks kõigile nii noorematele kui vanematele siis niimoodi, kuidas öelda, siis need Ameerika mäed meie usus, et see on täiesti normaalne, sest et me kõik kasvame kogu aeg. Ja kui me kasvame, siis me muutume, kui me saame uusi kogemusi, siis me ka muudame oma mõtlemist. Aga kui ma mõtlen ühe asja peale, mis on kõige rohkem aidanud just nendel rasketel hetkedel, seal, kus tekib siuke, et ma ei ole päris kindel. Siis üks mõte, mis mind on just hiljuti hästi palju pannud, ka minu vanuses võib ümber mõelda, kindlasti mõtlen 10 aasta pärast ümber, aga praegu on hästi palju aidanud just see mõte, et kui ma mõtlen selle usu peale, siis ma ei mõtle, et see on midagi siukest kristlasena, kus ma pean proovima olla,
see inimene, kes usub Jumalat. Et ma pean proovima kõiki neid asju, mis on piiblis, ma pean proovima käituma nagu Jeesus, ma pean proovima mida iganes või teiste järgi seda teha. Aga proovimise asemel peaksin seda usuelu mõtlema rohkem kui ma teen trenni või kui ma treenin. Ja mitte üldse halvas mõttes. Sest et see tekitab juurde sinna täiesti uue dimensiooni, kui sa teed trenni või kui sa õpid näiteks mingit instrumenti mängima, kui sa proovid klaverit mängida, viiulit mängida, siis mis tuleb välja? Mitte väga hästi. Aga kui sa treenid, kui sa harjutad seda, siis tuleb hästi välja. Ma arvan, me tihti mõtleme, et võib-olla usus, et see peaks lihtsalt tulema kuidagi. Aga nagu kõik asjad, siis harjutamine on selle juures oluline asi, et ka oma sõpradega, kui meil on suhted, siis me ka harjume üksteisega, me harjutame, me õpime üksteist tundma ja samamoodi on suhtes Jumalaga. Et võtta seda rohkem sellise võtme alt. Et siis kuidagi on täiesti okei, nagu siin ka eelnevates paneelides juba räägiti, et vahel, mis juhtub siis, kui see palve ei saa vastust? Proovi uuesti. Ja nii me kasvame, nii saab hästi palju ka raskustest üle, kui võtta seda niimoodi. Ja teine väikene nipp, ma ütlesin ka alguses, ma ütlen 1, nüüd ma ütlen 2, on mu üks hea sõbranna ütles niimoodi, et kui temal on raske, siis ta läheb Jeesusega jalutama. Et see kontsept mulle väga meeldib. Ja see mõjub eriti hästi siis, kui on need kõige raskemad hetked. Kui on tõesti selline tunne, et ma olen ise kogenud seda, mul on olnud minevikus probleeme ärevuse ja paanikaga ja ma olen kõndinud mööda öiseid tänavaid koos Jeesusega ja lihtsalt rääkinud talle kõike seda, mis mind vaevab, kõike seda, mis mind hirmutab, kõiki neid kahtlusi. Ja ma võin öelda, et iga kord see jalutuskäik lõpeb väga hea unega. Nii et võib-olla siis sellised 2 mõtet alustuseks. Aitäh! Ma võin isegi siia kohe lisada jalutamisele, et mina käin konkreetselt palvejookse tegemas. Et kui minna teaduslikult ka, siis ma neid peeneid sõnu ei tea, aga kui sa jooksed, siis su ajus toimuvad teatud asjad. Ja siis võib-olla minu jaoks, kui on raske päev olnud, sa oled kuidagi kapseldunud või kõik seda, kui sa jooksed, siis pärast on kuidagi hea palvetada. Ja mulle tegelikult meeldib hästi palju üksi ka olla ja kui ma olen kuskil hästi palju seltskonnas olnud, kaasa arvatud kirikus tegelikult, ma väsin inimestest ära tihti peale. Ma olen teinud ka selliseid minireise välismaale konkreetselt eesmärgiga, et võtta aega Jumalale. Näiteks peale ajateenistust järgmine päev ma lendasin Iisraeli, oli nädal aega seal. Iga hommik mitu tundi istusin Õlimäel ja lugesin piiblit, kuulasin muusikat ja sellist, et alati sul räägitakse, et usk peab tugev olema argipäevaselt, et sa ei saa muidugi võtta endale iga kord, kui sul raske on reisi minna Iisraeli ja see võib-olla ei ole kõige jätkusuutlikum ka, aga minul on seda aeg-ajalt vaja, et igal ühel on nagu erinevad meetodid, kuidas ta võib-olla selle suurema refreshi Jeesusega saab. No nüüd te olete väga hoogsalt läinud juba sinna välja, et kuidas siis elu keeltkäikudes leida tee Jumala juurde tagasi. Aga ma läheks natuke veel paar sammu tagasi. Ja ma tahan nüüd vaadata, mida rahvas ütleb. Kuulge, tõstke käed need, kes arvavad, et kristlane tohib kahelda. Ja nüüd, aitäh, tõstke käed need, kes arvavad, et kristlane ei tohi kahelda. Okei, vaatame, mis panelistid ütlevad. Kas kristlased tohivad kahelda? Üks käsi tõusis. Nii, vaatame, kas teie seas on kumba seisukohta. Mina arvan, et kristlased kindlasti võivad kahelda. Kristi? Jaa. Kui otsida pikemat vastust. Ei, nii sobib praegu. Okay. Kahelda ka, ma pigem mõtleks, kasutaks sõna sügavaks mõtlemiseks. Et kui me räägime usus kahtlemisest, siis kuidagi võtta seda aega, et kui tuleb pähe mingi raske küsimus, siis et ei oleks kohe esimene sekund see, et see on mingi saatana asi, et ärme sellega üldse tegele, kuigi tihti peale võib olla. Aga vahest on hea, kui sa mingid rasked küsimused nagu läbi arutad
ja ei jää üksi nendega ja ei tekita ainult olukorda, kus nagu Jumal aja see küsimust ära, vaid lähed kas oma noortejuhi või pastori juurde, sa arutad selle üle, et jah, siuke mõtisklemine selle üle on, ma arvan, okei, et mitte iga mõtte alla surumine kohe esimesel võimalusel, siis sa ei pruugi lahendada neid asju pikas perspektiivis ära. Ma täitsa usun, et Jumal julgustab kriitilist mõtlemist igal juhul. Et ta on meid sellisena loonud, see on nii vägev, et meil on niisugune super aju, mis suudab mõelda kõiksugu asju kokku. Ja ma arvan, et see ei tule talle üllatusena, et kuidas see on võimalik, et sa niisugust asju mõtle, et tegelikult see on hea, aga võib-olla on küsimus või teema on pigem selles, et mida nendega teha. Et ma arvan, et kahtlemine tähendab seda, et me tegelikult ka hoolime sellest teemast. Jah, väga õige. Kas te mäletate, mida Jeesus ütles Toomasele, kes kahtles? Või me kutsume teda lausa uskumatuks Toomaseks, eks ju? Õndsad on need, kes ei näe ja ikkagi usuvad. Aga kui me vaatame, kui Toomas tuli sellest perioodist läbi, siis ta ütles, minu issand ja minu Jumal. Ja ma tuleks nüüd selle ringi juurde küsiks, et kui teie omal viisil olete kõik pidanud sügavalt asjade üle mõtlema, kas siis enne Jumala leidmist või selles perioodis või tegelikult ma arvan, et kõik, kes me usume, me teeme seda vahel ikka ja jälle, siis mida see on teile andnud, kui te olete asjad sügavamalt läbi mõtlema pidanud? Kas see on teinud teid kuidagi tugevamaks selles teises pooles või on see ka kuidagi kahjustanud, mida peaks vältima? Kes iganes tahab alustada? Ma lähen siis. Minu jaoks on, ma olen siuke inimene, kes on going down the rabbit hole, et nagu üks küsimus lihtsalt tekitab teist. Ma usun, et võib-olla kõik, kes küsivad mingeid raskeid küsimusi, et see on ilmselt tõenäoline üsna paljude jaoks. Et võib-olla ma siis olen nii palju ennast tagasi hoidav, et tegelikult ma tean, et kui mingid küsimused lihtsalt kahjustavad tõesti minu usku või minu nagu vaimset nagu tervist tegelikkuses, sest et minu jaoks usk ja see vaimne tervis, need on nagu nii tugevalt seotud, et kui ma tean, et see viib mind kusagile väga negatiivsesse kohta, siis mul võib olla parem mitte neid küsimusi üksi vähemalt juurelda, et kui need küsimused on, et siis nagu oli ka juba räägitud, et siis minnagi, ma ei tea, pastori või kellegi teise juurde ja mul on ülimalt toredad kodugrupi kaaslased ja koguduse kaaslased, kes on lihtsalt intellektuaalselt nii vägevad ja nad on nii palju lugenud, et ma jään ise selle lugemise poolest vist nii palju kõvasti häbisse, nagu mis puudutab sellist muud kristlikku kirjandust. Ja on hea lihtsalt siis minna küsima teiste käest, et jah, et ühesõnaga ma pigem hoian ennast lihtsalt tagasi, siis võib-olla. Mina võitlesin, tegelikult ma ei võidelnud, see on lihtsalt asi, mida kirikus öeldakse, et ma võitlesin, millega ma pigem trotsisin või tahtsin enda jaoks täiesti selgeks teha, mis asi on leiva murdmine ja see jäi nüüd küll sinna teismelise ja lapsepõlve perioodi, kus käisime piiblilugemislaagrites ja seal olid mingid mentorajad ja seal ma terve aja rääkisin, et mis asi see on ja miks ja ma aastaid ei võtt sellest osa ja vaatasin, et see on ikka nagu jah, kõik on okei, aga see protsess, see traditsioon nagu äkki peaks jääma mineviku kirikutes. Ja siis, kui ma lõpuks nagu oma palvetes ja nagu sain aru, et ei, ma ikka lähen sinna leiva murdmisele, siis see oli minu jaoks kuidagi nagu väga eriline hetk, kuigi ma usun, et see on kristlaste jaoks iga kord eriline ja püha hetk, aga minu jaoks üle mitme aasta esimene kord, kui ma lõpuks enda selle võitluse ära tegin, et ma saan aru, miks see on, ma mäletan seda, kes Jeesus oli, siis see oli väga suur hetk minu jaoks. Jaa, et see oli üks minu jaoks siuke, ma ei tea, kas on Toomase hetk või mitte, et mingi väike asi, mida mina hästi kaua seedisin ja ma siiamaani olen hästi ettevaatlik leivamurdmisega, sellepärast, et ma tahan sinna minna puhta südamega, nagu tõesti tahan. Et ma ei võta seda nii-öelda ükskõikselt. Aga võib-olla see on mõne kuulaja küsimus täna siin ka, et mis asi see leivamurdmine siis ikka on, ütle meile. Kes ei tea, mis see on? Kui keegi ei tea, siis ma võin öelda. Aga... Või mis tähenduse sa endale leidsid? Mis tähenduse enda jaoks oligi see, et
no piiblit nüüd ei oska tsiteerida sõna-sõnalt, aga sa võtad osa Jeesuse ihust ja tema verest ja sa mõistad, et tema on sinu pattudes surnud ja kui tähtis see tegelikult on. Ja see on lihtsalt siuke füüsilisel kujul väike meeldetuletus. Et ei oleks lihtsalt see, et sa korra mõtled selle peale mingi päev, vaid on ka mingisugune hetk, eraldi võetud hetk. Et võib-olla minu usudel ongi mingid siuksed traditsioonid natuke, mille vastu ma võitlen, aga kui ma saan nende tähendusest aru, et see on aja eraldamine, et siis see on minu jaoks olnud alati hästi oluline. Nagu iga teine aja eraldamine, ükskõik mis tegevuse jaoks, et sa võtad aega. Aitäh. Kristin, sina tulid nagu läbi kahtluste usuni välja, aga kas oleks võinud ka lihtsamini tulla, kas oleks sama asi olnud? Ma ei usu, et lihtsamini saab, sest ma arvan, et nendele, nagu Oliver ka ütles, et see võib-olla pole, me ütleme, kahtlused on pigem küsimused, et need peavad vastuse saama. Ja kui need vastust ei saa, nagu ükskõik mille kohta me küsime, siis me ikka selle teema võib-olla jätame ja sellega edasi ei lähe. Et see on tegelikult ülioluline, on neid küsimusi küsida. Et ma vastaksin selle niimoodi ja pastorina ma teen hästi suure ringi hästi kiiresti. Et üks hästi hea asi, mis aitab kõigest sellest aru saada, küsimustele vastuse saada, on uurida natuke tausta. Et nagu sa rääkisid leiva murdmisest, et mis kontekstis, kus see kõik toimus. Ja minu meelest on hästi põnev arusaamine on see, et kui me vaatame nagu seda tausta, kus Jeesus üles kasvas, et seal Jeesus oli rabi või õpetaja. Ja tol ajal oli niimoodi, et õpetajad valisid endale kõige andekamad õpilased, keda siis enda järgi jüngerdada, nagu me täna ütleme, enda õpilasi, keda koolitada välja. Ja kõik, kes me oleme Jeesu jälgijad, me oleme justkui tema õpilased. Ja siis öeldi, et see õpilane siis võtab kanda ja selle õpetaja ikke ja Jeesus ütles, et tema oma on kerge. Aga mis on hästi huvitav nüanss selle juures on see, et need õpetajad valisid välja ainult need õpilased, kelle kohta nad arvasid, et nemad on võimelised tegema kõike seda, mida nemad on võimelised tegema. Ja mida Jeesus ütles? Igaüks, kes tuleb minu juurde läbi minu, see on võimeline. Ja see ütleb seal juba siukse väga huvitav nüansi, et kui Jeesus sind kutsub ja ta kutsub sind ja mind ja kõiki, siis järelikult ta usub sinusse. Tema juba usub, et sina oled kõike seda võimeline tegema. Ja nüüd siia juurde ma lisan teise nüansi, kui me mõtleme sellele kuulsale loole, kus Peetrus kõnnib vee peal. Ja see on sama näide sellest, et Jeesus või Peetrus vaatab siis laineid, hakkab kartma ja ta hakkab vee alla vajuma ja ta ütleb Jeesusele, et aita mind. Ja Jeesus tõmbab ta sealt välja, ütleb, aga Peetrus, miks sa kahtlesid? Miks sa kahtlesid? Ja see on nii põnev hetk just sellepärast, et seal tekib küsimus, kelles kahtles Peetrus? Kas ta kahtles Jeesuses? Ta ei kahtlenud Jeesuses, sest Jeesus kõndis vee peal. Ja Jeesus oli tema juba valinud, nagu ta meid valinud. Ja seega ta usub, et Peetrus saab sellega hakkama. Aga kelles siis Peetrus kahtleb? Peetrus kahtleb iseendas. Ja ma usun, et meie kahtlustega on täpselt samamoodi, et see ei ole nii palju sellega seotud, et me kahtleme, kas Jumal ja kas tema saab, vaid me tihti just kahtleme iseendas. Ja kui me neid küsimusi küsime, siis tihti me tegelikult need küsimused viivad selleni, kuidas mina saan Jumalat uskuda. Kas tõesti tema ravib mind, kas tõesti kuidas see kõik on võimalik. Ja see ongi meie kui õpilase kasvamine või tema jüngri kasvamine on nendele küsimustele saada vastuseid. Ja seda me just läbi palve teemegi. Me saame neile vastus, nii et mina ütlen, et küsige, aga ärge jätke neid küsimusi niisama, vaid vinge need kas pastori juurde või kõige parem veel, küsi Jumala käest, küsi oma kahtluse kätte kohta. Küsimus rahvale vahepeal. Ma jälgin ka, kas te olete ärkvel. Kas te mäletate, millisest loomast räägiti eile õhtusel jumalateenistusel? Mäletate hästi, see oli elevant.
ja kui ma kuulen nüüd lugu kahtlustest, siis tuleb mulle see elevant meelde, mis iseloomustas siis seda, kui suur osa meist on emotsionaalne ja kuidas meil on see väike ratsionaalne osa, millega me saame emotsioone juhtida. Ja kahtlused, eriti kui me kuuleme neid niisuguste küsimuste või sügavate küsimuste keeles, tunduvad esialgu olevat ju midagi väga niisugust mõistuspärast, eks ju. Et midagi me mõistuses tekitab konflikti selles valdkonnas, mida mina olen õppinud, nimetatakse seda kognitiivseks dissonantsiks, midagi, mis ei ole nii, nagu me oleme arvanud ja siis me hakkame mõtlema, et kuidas see siis on. Aga tegelikult kahtluses on ju suur hulka sellist emotsionaalset poolt. Ja ma nüüd järgmise küsimuse küsiks niiviisi, et kuidas te olete kahtluste perioodidel oma emotsioonidega toime tulnud ja neid juhtima õppinud? Oih, nii raske küsimus. Ma olen ääretult emotsionaalne inimene ja minu jaoks see, et ma ei reageeri emotsiooni pealt millelegi, on nii raske. Ja ma mõtlen isegi nagu oma töökeskkonnas, et kui selles suhtes, kui sa töötad mingis ettevõttes või ükskõik, mis tööd sa teed, et tegelikkuses, kui miski sind nagu vihastab või miski läheb täiesti mööda ja sa oled ise näiteks mingi perfektsionist ka ja siis sa tahaksid hullult öelda, et ei, nii ei saa ja siis kohe, et nii käivad asjad ja siis mul on niimoodi, et ma pean lihtsalt võtma aja maha. Et minu jaoks aja maha võtmine on see, kuidas ma suudan võib-olla oma emotsioone talitseda ja siis tulengi mingi tund aega hiljem, kui siis ka ei ole rahulik, siis järgmine päev või midagi ja siis näen lihtsalt asju hoopis teises valguses. See on palju raskem muidugi siis teha oma emotsioone valitseda siis, kui sa oled kusagil emotsionaalses või sellises, nagu mingis augus. Et ma mõtlen tagasi näiteks, kui ma depressiooniga võitlesin mitu aastat, et siis, millest ma tänu Jeesusele tänaseks olen vaba, et siis oli see palju keerulisem muidugi. Ja võib-olla selle vastus siis on ikkagi ainult see aeg, et siis ma ei tea, kas sa saad aega maha võtta, aga lihtsalt, et sul on aega vaja. Aitäh! Ma olen ka kahjuks emotsionaalne inimene ja võib-olla, vabandust, kui ma nii ütlen, aga kohati olen ma oma peres rohkem naine kui mu naine emotsioonide mõttes. Selles mõttes on abielu hästi läinud, et tema on jälle minu kõrval toeks ja ega ma kogu aeg ka ei emotsioonita. Aga praegu on minu jaoks kindlasti ka väga raske aeg. Ja just ongi pigem selles mõttes, et mitte, et ma ei ole Jumala silmis kuidagi pettunud ja sealt ei tule emotsioonid, vaid on enda suhtes hästi palju küsimusi, pettumusi ja võib-olla ka teiste suhtes. Et ma hästi pikalt trotsisin niisuguse asja vastu, et kui räägitakse kirikus sellest, et kui mingi asi saab sinu elus tähtsamaks kui Jumal, et siis kuuleme neid lugusid kogu aeg, et ma jätsin poolele, et Jumal on tähtsam. Täna minu meelest isegi räägiti sellest spordi raames. Minul natuke on olnud sama asi, et ma läksin ülikooli filmindust õppima ja tegelikult see mõjus mulle väga raskelt, sellepärast et ma kuidagi üritasin koguduses olla ja siis kirikus hästi palju teha ja lõpuks ma ei saanud kummagigi hakkama. Mul sees oli see tunne, et tegelikult nagu võiks ju kooli pooleli jätta, aga siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd selles asjas ka nagu failin elus, et siis mul justki ei olegi mitte midagi, kuigi Jumal tegelikult on mu jaoks kogu aeg olemas olnud, aga ma tahtsin ikkagi kuidagi midagi saavutada. Ja lõpuks asi lõppeski sellega, et ma kuulasin teiste arvamusi rohkem, et tee ikka ära, et mis see 2,5 aastat veel on ja kõik siuksed jutud. Ja lõpuks juhtus see, et kui ma kooli läksin mõttega, et ma olen seal kristlik eeskuju, siis lõpetuseks ma ei olnud ei see, kui ka tegelikult nii-öelda karjäär või see ka väga hästi välja ei tulnud. Ja ma usun, et võib-olla ma oleks kas pidanud võtma akadeemilise või midagi sellist, et puhkama natuke. Aga kõige selle raames ma ei süüdistanud kordagi Jumalat, et Jumal, miks sa tegid nüüd nagu niimoodi, et asjad läksid tuksi, et kas sa siis nagu mis iganes, vaid pigem oli enda sees see küsimus, et miks ma nii tegin ja tahaks paremaks saada.
et jällegi ma ütlen, et kuidagi see, kui me räägime usust ja sellest, siis see emotsionaalsus kuidagi ja see, need tuleb kuidagi lahku hoida. Et ma olen, nagu ma ütlesin, ma olen praegu olevistes, aga käisin teises koguduses, ma olen näinud, kuidas kogudus läheb laiali, sellepärast, et oldi väga emotsionaalsed mingite teemade suhtes ja oldi kibestunud erinevate asjade suhtes. Ka minul on palju asju, mis mulle võib-olla koguduses ei meeldi, aga need on inimlikud asjad. Ja lõppkokkuvõttes oled ikkagi sina ja Jumal, mitte teised inimesed sinu ümber ja Jumal ja ma võrdlen võib-olla Jumalaga suhet ka abieluga, et isegi kui on raske, siis sa ei jaluta lihtsalt ära ja see on normaalne, et sul on raske, et ma ütleks, et ma olen kohati nõrga iseloomuga inimene, aga mul nii palju südikust on, et ma ei jaluta Jumala juurest ära, isegi siis, kui ma ei tunne teda kogu aeg. Et isegi kui praegu on natuke siuke raske periood, et olen kodus, pere on olemas, Jumal on ka olemas, aga just kui eluliselt olen 28, ei tea, mis ma nagu teen ja väljavaateid võib-olla nii palju ei ole, siis ma ei süüdista selles Jumalat ja ma ikkagi üritan selle raske ära võita ja pingutada ka Jumala väliselt selles mõttes, et kui kuskilt hakkad midagi nokitsema, siis usud, et Jumal tuleb sellega kaasa, kui see ei ole just mingi kuritegu. Aga lihtsalt, miks ma seda ütlen, on see, et tihtipeale oodatakse mingit Jumalat vastust, aga vahest võid minna ja vaadata, kas Jumal tuleb suga kaasa. Et see on ka minu arust okei. Jah, emotsioonidega tuleb tegeleda. Need on keerulised asjad. Ma ei ole ravimeid võtnud, ma selle kohta ei oska öelda, kas kogu see asi toimib ja kas üldse ma ei oska vastata, et nendele intrigeerivatele küsimustele, et kas kristlasel tohib depressioon olla. Ma arvan isiklikult, et võib, aga ma ei ole psühholoog. Et jah, võib olla raske ja on emotsioonid. See nii palju ma oskan öelda. Aitäh jagamast ja see, mida ma sind kuulen ka ütlevat, on see, et see ka, kuidas me ennast näeme, mõjutab ka tegelikult natuke seda, kuidas me Jumalat näeme mingites eluperioodides. Kristin, sinuga me kohtume elus esimest korda täna, aga sa tundud mulle väga ratsionaalne inimene. Kas sina ka oled hädas mõnikord emotsioonidega? See on kõige üllatavam kommentaar, mis ma enda kohta olen kuulnud. Sest tavaliselt inimesed näevad näost ära, mida ma mõtlen. Ma just mõtlesingi selle peale, et see küsimus tuletas mulle meelde selle ütluse, et me arvame, et me oleme mõtlevad olendid, kes vahel tunnevad, aga tegelikult me oleme tundvad olendid, kes vahel mõtlevad. Ja ma ütleks, et see fakt on fakt, me oleme loodud nii, et me tunneme erinevaid asju ja need on kõik väga kasulikud, ka need, mis me ütleme on negatiivsed, näiteks hirmud ja asjad, need tegelikult hoiatavad meid erinevate asjade eest, et ma ei kardaks seda emotsiooni, aga pigem võib-olla on teema selles, et kuidas neid jagada ja kuidas nagu jälle siis pöörata seda või anda siis Jeesuse või Jumala kätte, et kuidas me saaksime paremaks, et me ei oleks nii-öelda oma emotsioonide siis orjuses või et me, nagu sa ütlesid, oleks ratsionaalsed inimesed. Ja suudaksimegi ka, nagu Piiblis on, olla olukordades rahulikud, kus kõik on kaoses, et ma arvan, et pigem on see eesmärk. Ma ütleks, et väga emotsionaalsed hetkedes on hea enda jaoks välja mõelda mõned väga lihtsad distsipliinid, mis toimivad ainult sulle. Ja ma olen koolis õpetanud, nii et ma tean, kui ma ütlen distsipliin, siis pooled teist tahavad siit toast välja joosta. Aga distsipliin ei ole halb asi, pigem need nipid. Nagu näiteks on väga hea asi, et kui emotsioon keeb üle, siis on hea, kui võimalik astuda korraks välja. Et ma ütlen selle kohta, et leida siis üksindus ja vaikus. Ja selles on meil võimalik siis ära tunda ja kas või, kes on juba harjunud ka palves öeldagi Jumala, et ma tunnen kõigi neid asju. Ja siis lasta temal aidata meid selles olukorras, et kui me loeme näiteks, kes tublid piiblilugejad on, te loete salme, siis salmid on sellised head näites, kuidas kõik alguses alustavad, et Jumal, küll ajas närvi, see ja see inimene, palun võta tema lapsed ja vista nad vastu kive puruks. Et nagu ei tundu nagu väga pühadeks, aga nad on väga ausad. Ja see on üks väike praktika, mida me saame ka teha, et leida endale sellised väikesed
nipid ja niimoodi, selle aja, kui me kasvame ja saame rohkem kogemusi ja kuidas ka oma emotsioonidele rohkem kontrolli saada. Ja seda rahu leida ongi leida enda jaoks see väike asi, mis sinu jaoks toimib. Ja mitte teha seda väga raskeks asjaks, väga väike asi. Et kui me kasvame, siis me leiame võib-olla natuke distsipliine, mis muutuvad natuke suuremaks. Et kui on mõni inimene, kes nagu ülimalt ärritab, sest tavaliselt on need teised inimesed, kellega need emotsioonid on seotud, siis me saame seda ka ennetada ja me saame näiteks aega veeta oma rahus ja vaikus, näiteks paluda Jumal, et kuule, näita mulle, kuidas sina seda inimest näed. Et tegelikult muidugi neid nippe on palju, aga jah, leida enda jaoks see väike distsipliin, mis aitab meid nende emotsioonide kõrghetkel. Ja Jumalat on seal väga hea kutsuda sellesse olukorda. Aitäh! Üks küsimus, mida rahvas on küsinud ja hääletanud ka, on seotud ka selle sama emotsioonide ja mõistuse seosega ja ma küsiks seda teie käest ka, et te võite lühidalt vastata, kui on mitu head mõtet, siis võib need ka välja öelda, et mida teha kahtluste puhul? Emotsionaalselt sooviksin uskuda 100%, kuid intellektuaalselt näib Kristus olevat tõde, milles on raske veenduda. Mina tahaks kohe öelda, et mina olen see inimene, sest ma hüppasin siia sisse järjest. Et ma arvan, et ma olin ja olen kõige kriitilisem inimene, keda ma tean. Ma tahan kõike teada, miks ja kuidas, et mind ei veena see, et keegi ütles. Ma ütleks, et sellistel kohtades on kogemus. Tõesti kogemus, sest et kui me mõtleme sellele, kuidas apostlid ja kõik, kuidas nad Jeesust uskusid, see oli kõik kogemus. Et kogeda neid asju koos, et katseta need läbi. Et siis sealt tekib ka see emotsionaalne seos, see on samamoodi, et kuidas sa tead, et see tool on usaldusväärne, mille peal ma istun. Sa pead seda katsetama. Ja siis on mul on praegu usk sellesse tooli, et see mind kannab. Kuigi ma olen natuke raskem, kui ma olin kevadel, aga seda peab läbi katsetama. Et see kogemus on see, mis tegelikult seda reaalset usku kasvatab. Ja võib-olla seal siis ka kannatus või. Aga ma küsin, Kristin, sult järgmise küsimuse ka kohe, kui sa oled ekspert sel teemal, et kas ma pean uskuma emotsionaalsel tasandil või saan Jumalalt tõendusi ka? Jumal ütles, et kes otsib, see leiab. Kes koputab, see saab vastuse. Et ma arvan, et me peame kindlasti vahet tegema sellele, et Jumal ei ole nagu see, mis oli džinn pudelis või et ta ei ole nagu puldiga. Aga kindlasti, kui sa otsid ja kui sa järgid Jumalat ja kui sa üritad, nagu ma enne ütlesin, kasutada kõike seda, mida Jeesus õpetab oma igapäevases elus, siis sa hakkad seda ka leidma. Sa tõesti hakkad seda leidma. Aga see on samamoodi, et kui ma kunagi seda jopet selga ei proovi, siis ma ka teada ei saa, kas see jope on soe. Ma ütleks nii. Siis siit edasi minnes, kas teil tuleb meelde mõni selline kogemuse lugu, kus Jumal midagi näitas, kui te olite keset kahtlust? No see tooliga on suhteliselt kindel värk, et me kõik istume ja meid kõiki peab, eks ju. Aga mõnikord on sellist tooli, millega me peame nagu, me nii kindlad ei ole, on asjad, kus on põhjust rohkem kahelda. Kas te olete mõnel hetkel avastanud, et Jumal järsku näitabki? Ma võin, võib-olla jagan siin kohal, siis enne kui ma Eestisse tagasi tulin, ma elasin korra vahepeal Saksamaal, mõned kuud ja ma otsustasin seal käia Saddleback kirikus, neil oli seal saksa-inglise keelne teenistus, see oli väga tore. Ja mul oli siiski jäänud nagu suhtlusi ja neid tutvusi alles nagu sellest ajast, kui ma USAs olin olnud, aga need olid need suhtlused, mis tegid mind nagu katki ja ei viinud mind nagu kusagile paremasse kohta ühesõnaga. Ja siis ühele teenistuse ma läksin, see oli minu emotsionaalne üks kõige madalamaid aegu üldse. Ja ma läksin sinna teenistusele täiesti niimoodi norgus nagu tavaliselt tol ajal. Täna ma ei ole üldse selline. Aga siis ma jõudsin sinna kogudusse, olin lihtsalt seal teenistusel ja siis lihtsalt see jutlus ja see sõna ja see kõik puudutas, oli vanast testamendist oli üks kirjakoht, mis mind nii sügavalt puudutas, ma ei hakka seda nagu hetkel jagama,
aga see oli lihtsalt sel hetkel nagu Jumal pani selle jutluse ja selle kirjakoha minu ette ja see oli nagu otsekõnetus mulle ja see oli täpselt see, mis ütles, et sa pead need asjad läbi lõikama, sest et muidu ei saa paremaks minna. Ja sel samal päeval, natuke hiljem pärast seda ma läksingi koju, ma tegin lõpparved ja see oli nagu, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, aga näiteks kui sul on hästi mitu kihti teipi lihtsalt üle kogu keha ja sa pead selle endalt maha rebima, et see oli täpselt selline tunne, ainult et see valu ei läinud mingi 10 minuti pärast ära. Et see tervenemine lihtsalt võttis aega. Aga jah, see oli väga otsene kõnetus, kuidas, ja ma ütleks minu jaoks isegi võib-olla üks ainukesi selliseid väga otseseid kõnetusi Jumala poolt läbi Piibli. Kui rääkida asjadest, kus ma kindlalt tean, et Jumal oli kohal, neid on minu elus olnud 2. Ja miks ainult 2, kohe räägin. Ma olen hästi nõudlik inimene enda suhtes ka, aga see on teine asi. Näiteks kui kirikus tunnistatakse Jumala imetegevust ja keegi ütleb, et ta sai kooli sisse või tema autoremondi arve oli 200 eurot väiksem, siis mul on nagu raske seda võtta imena kahjuks, et võib-olla mu standardid on liiga kõrged ja ma olen aru saanud, et minu elus ime on juba see, kui ma oskan tänulik olla, et nende väikeste asjadest ka. Aga 2 enneolematut asja, kus Jumal pidi kohal olema, oli kunagi piiblipäevadel, kus mu sõbral oli põlv paistes. No, ma julgeks öelda, et tõesti nii palju oli nagu paistes ja me palvetasime ja umbes 2 minutit ja see paistetust ei olnud temal enam ja öeldakse, et kui põlv on vett täis, et siis kuskil peaks see vesi olema, kui see ära läks, aga püksid olid nagu kuivad. Et tõesti üliratsionaalse ja mingi ülinõudniku inimesena, see on asi, mida ma ei ole suutnud seletada, et see pidi olema ime. Ja teine asi oli kirikus, kui ühelt mehelt taeti kurja vaime välja. Siin on palju noori inimesi, ma täpselt ei kirjelda, kuidas see käib, aga see on asi, kui sinu elustiilis või mis iganes kaudu on sinu sisse tulnud kurjad vaimud, kes juhivad su elu ja nendest palve kaudu neid aetakse välja ja see ei toimu lihtsalt nagu mittefüüsiliselt, seal on füüsiline asi, inimesed võib-olla karjuvad, häälitsevad, ajavad suust vahtu välja ja teades seda inimest, ta ei näitleks sihukest asju ja see oli väga hirmus, aga lõpptulemus selle mehe elu muutus siiamaani, see oli aastaid tagasi, et need on 2 asja, mis et kui siin ruumis on noori, kes tahavad mingit konkreetselt fakte ja mis on nagu ebainimlik või jumalik, siis need on asjad, mida mina oma elus kindlalt ei suuda seletada muud moodi, kui see palve oli seal ja Jumal oli kohal seal palvel. Aitäh! Aasta tagasi mul tuli meelde, oli siuke hetk, et ma ei kahelnud küll Jumala olemasolus, aga ma kahtlesin, kas ta hetkel on väga lähedal ja siis Jumal andis mulle tossud. Et see oli väga veider, kogudusest üks noormees tuli minu juurde nädalaid enne, kui see juhtus ja küsis mu jalanumbrit. Ja ma ei mõelnud sellest midagi, ma ütlesin talle oma jalanumbri. Ja siis paar nädalat hiljem ta tuli minu juurde, ta oli väga ärevil ja ta andis mulle koti ja ütles, et Jumal ütles, et ma peaksin sulle andma tossud. Ja mina ei julgenud seda kotti lahti teha, sest et ma ei teadnud, kuidas on tema tossu maitse. Ja ma kujutasin ette, et see võib kõike olla, tegelikult ütles jalanõud, kontsakingades kui mille iganes. Ja tegelikult oli niimoodi olnud, et umbes aasta enne ma olin väga valinud välja väga spetsiifilised Nike vanakooli tossud, mis mulle väga meeldivad, aga ma mõtlesin, need ei meeldi mulle nii palju, et selle peale raha raisata. Ja ma läksin koju ja ma tegin selle karbi lahti ja ma hakkasin kõvasti naerma, sest need olid täpselt need samad tossud. Nii et vahel, kui me kahtleme, siis Jumal teab, et mulle meeldib huumorimeel ja Jumalal on väga hea huumorimeel. Aitäh nende lugude eest. Need lood vahel räägivad väga-väga palju ka Jumalast, aga ka natuke meist endist, eks ole, et mida Jumal meile kellelegi ütleb. Me aeg hakkab saama ja te olete mitut teemat täna puudutanud ja me oleme selles ka vist enam-vähem kokku leppinud, et ega me siit ära minnes täna keegi saa öelda, et minu elus enam kunagi neid küsimusi ei teki, millega ma pean sügavamalt tegelema või ei teki vahel seda emotsiooni, et Jumal, kuidas sinuga ikka on.
aga kuna see on meie elu osa, siis ma tahaks paluda, et te siin lõpus, viimases ringis, ütlete midagi, võib-olla tavaliselt me ütleme seda iseendale kõigepealt, aga ka igaühele, kes siin kuulab, et mida siis teha, kui see jälle peale tuleb, et me hakkame küsima, Jumal, aga kuidas selle või teise asjaga ikka on ja kas see ikka on nii, nagu ma olen siiani uskunud? Ma võin alustada, et nagu ka eelmises paneelis räägiti, et kingitustest, siis ma olen kuidagi näinud, et kui ma oma palvetes, mis on rasketel aegadel, isegi mitte ei hala enda asjadest, vaid üritan viimse jõuga õnnistada teisi, et see mõjub hästi. Jah. Aitäh. Ma ütlen, et 2 asja, alati väga efektiivne, et me juba mainisime. Üks on tõesti võtta aega, rahulikkus omas toas, kus iganes ja Jumala käest ausalt küsida. Üks viis, mis väga aitab, on need küsimused kirja panna ja lihtsalt lasta sellel vastusel tulla. Vahest see on väga raske, siin juba mainiti ka, et üks teine väga hea asi on, mis Jumal on meile andnud, on 11. Ja see on üks väga oluline asi ja tõesti koos küsida neid küsimusi ja kahtlusi ja jagada neid kahtlusi. Sest ma olen täiesti kindel, et kui sinul on see kahtlus olnud, siis sarnane kahtlus on olnud kellelgi teisel. Ja see jagamine on väga võimas asi. Ja seepärast ongi kõige olulisemad käsklused, mis meile juhendid on andnud, armastada Jumalat ja ligimest ehk siis 11. Meil on 11 vaja. Kui sul täna peale seda grupi tegevust veel sõpra ei tekkinud, siis ma väga loodan, et sa siiski leiad siit endale ühe hea sõbra, kui sa oled täiesti üksinda. Ja kui kuidagi ei õnnestu, siis eespalvesse saab alati minna. Saab siin minna, saab ükskõik, ma usun, et ükskõik millisesse kirikusse sa sisse astud, ja seal toimub mingi teenistus, siis seal on suure tõenäosusega palvetamine ja eestpalve ka olemas. Et ma ütleks, et see on see, kuidas sa selle asjaga alustad. Ühtlasi ma tahaks sügavalt loota, et meil kõigil on siiski mingisugune asi, mingi tegevus, mis meile tegelikult sügavalt rõõmu toob. Tee seda asja, et leia see aeg, et selle tegevusega tegeleda. Sa lihtsalt märkad seda, kuidas kõik, mis su sees on, sa ka füüsiliselt, et su olukord lihtsalt muutub paremaks. Ja ma arvan, et Oliver, sina ütlesid seda, et mine lihtsalt Jumala juurde. Ja sa ei saa mööda panna sellega, et tegelikkuses, kui sa Jumala juurde lähed ja temaga koos aega veedad, et siis Jumal on ise lubanud, et ta on seal olemas meie jaoks, nii et sellega ei saa ju mööda panna siis järelikult. Kuna ma kuulsin, et te ütlesite lisaks muudele asjadele ka seda, et tegelikult Jumal ise on see, kes meid toob nendest olukordadest välja, siis enne kui me täna lõpetame ja ma ütlen teile südamest aitäh, ma tahaks paluda, et me korra kummaldame oma pea ja palume, et Jumal meid kõnetaks. Taevane Isa, me täname, et sa oled juba meie vastu rääkinud. Oma sõna kaudu, oma vaimu läbi, palvetes, siis kui me 11 kuulame ja vahel ka siis, kui me avame suu, et jagada midagi. Aga nüüd me palume, et kui meie elus on küsimusi, millega me pusime ja maadleme ja mis meid võib-olla ei too sulle mitte lähemale, vaid võivad kaugemale viia, siis me palume, et sa näitaksid meile, et sa kõnetaksid meid, et sa tooksid meie ellu oma valguse ja vastuse. Issand, kui keegi on väga tõsises kriisis täna siin või meie veebi vahendusel jälgides ja kes vajab seda sähvatust, et Jumal, sina otse, kui tuled ja näitad nii selgelt, et mingit kahtlust enam ei jäägi, siis me palume, et see ime võiks juhtuda. Aga luba, et kõigil teistel meil teed käies, vastuseid otsides, sinuga osadust ikka ja jälle taastades ja värskendades, me võiksime ka neid väikseid imesid ikka jälle kogeda. Sa kõnetad meid, sa juhid meid, sa näitad meile oma teed edasi ja kingid meile rahu, et sind usaldades võime me olla kõige paremas kohas. Täname sind kogu südamest
nende heade vestluste eest täna õhtul ja selle eest, mis veel on tulemas. Aamen. Aitäh, Kristiina, Elisabeth, aitäh, Oliver, aitäh, Kristjan.